Eesti Pangas on valminud värske majandusprognoos, millest selgub, et madalama palgatasemega ettevõtete lahkumine Eesti turult on paratamatus. Miks nii on? Tuleb sellest, et palgasurve on meil väga suur praegu, et selle aasta esimeses kvartalis kasvasid palgad keskmiselt 8,1%, mis on ikka väga kiire tempo, ja kui me vaatame meie uut prognoosi, siis me näeme, et nii sel aastal kui järgmisel 2 aastal me näeme, et see palgakasv oleks siiski 5%, umbes 5% aastas, mis on ka suhteliselt kiire. Ja peab kindlasti olema sellised ettevõtted, kus tootlikkus on natuke madalam, mis sellisele survele varem või hiljem enam vastu ei pane ja on sunnitud siis kas sujuvalt oma tootmise seda efektiivsust tõstma või siis on nad lausa sunnitud turult lahkuma. Ma arvan, iga konkreetse töötaja puhul, kui selline asi toimub, on see väga valus. Alguses kindlasti kohanemist nõuab, aga pikemas perspektiivis see on ka majanduskasvu mootor, et me kõik vaikselt liigume kõrgema tootlikkuse suunas ja see kõrgem tootlikkus on see, mis võimaldab meil jätkusuutlikult seda kõrget palka maksta. Millest tuleb selline surve madalama palgaga ettevõtetele? Tuleb sellest, et meie tööjõu hulk on väga piiratud ja see king pigistab kõige rohkem just madalama tootlikkusega ettevõtete juures, et nemad on väga raske valiku ees, et kui nad oma palka piisavalt kiiresti ei tõsta, siis nende töötajad hakkavad liikuma mujale, kui nad aga oma palka tahavad väga kiiresti kasvatada, siis nende kasumlikkus võib kannatada nii palju, et nad lõpuks panevad oma poe kinni. Kui kiiresti võiksid majanduses toimuda sellised muutused, kus töötajad liiguvad siis kõrgema palgatasemega ettevõtetesse või sektoritesse? Siin peab leidma niisugust optimaalset tempot, et kui see on kooskõlas majanduse kohanemisvõimega, kui on kooskõlas nende konkreetsete töötajate ümberasumise võimega, siis see on lõppkokkuvõttes niisugune positiivne areng, et see on just see, mis võimaldab kõrgema palga suunas liikuda, aga kui me tahame seda forsseerida näiteks, et me tahame liiga kiiresti kasvatada miinimumpalka või kui ettevõtjad on näiteks isegi liiga optimistlikud ja pakuvad nagu liiga kõrget palgakasvu, siis varem või hiljem tekib nagu tagasilöök, et need ettevõtted osutuvad siis mitte kasumlikuks enam ja siis meil ei räägi enam kiirest palgakasvust, vaid tööpuuduse kasvust. Milline on Eesti Panga prognoos, kas see probleem teravneb lähiaastatel või laheneb ta kuidagi moodi? No meie baaseeldused ütlevad, et see kuidagi laheneb selle kaudu, et mingil määral võib-olla see palgakasvu tempo on natukene mõõdukam, samal ajal me näeme, et väliskeskkond paraneb jälle, et need on võimalus tulu teenida on suurem ja seetõttu asjad liiguvad kooskõlla. Aga see ei tarvitse niiviisi minna ja kui me vaatasime seda esimese kvartali palgakasvu, on selge, et selline tempo ei saa jätkata ja et kui sellist kohanemist ei tule sujuvalt, siis on võib-olla suurem tõenäosus, et see kohanemine toimub natuke valusamalt ja natuke järsemalt. Aitäh!